saime tuua kiitust Jumalale, saime tema nime kõrgeks tõsta. Ja selline kiitus alati toob ka Jumala liigilõu. Ja see valmistab ka meid ette vastu võtma Jumala armastust ja Jumala headust ka. Ja seda muutvat väge, mida tema oma püha vaimu läbi tahab meile anda. Aga täna nüüd lähme edasi meie iga jumalateenistuse kohaselt on meil ka leiva murdmine. Ja täna ma tahaksin kõigepealt lugeda Johannese evangeeliumist. Johannese 6. peatükist 53 salm kuni 59. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teil sees elu. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav isa minu on läkitanud ja mina elan läbi isa läbi. Nii elab ka see, kes mind sööb minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esisad sõid ja surid, aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. Seda ütles Jeesus Kapernauma sünagoogis õpetades. Need on Jeesuse enda sõnad. Ta ütleb seda enda kohta, kes sööb minu liha, joob minu verd, sellel on elu. See on Jumala arm, mida me mõistame võib-olla alles siis, kui me tõesti usus oleme selle anni vastu võtnud. Et ta siis hakkab avama meile järjest rohkem, mida see tähendas. Et meil on elu. Jeesus on öelnud ka, et mina olen tulnud, et teil oleks elu ja elu nii rohkesti. Mida rohkem me uurime tema südant, seda rohkem me hakkame aru saama, mida ta sellega mõtles. Elu ja elu ülirohkesti. Ja see leivamurdmise sakrament, sellest räägib ka Paulus oma kirjast. Pauluse 11. peatükist ja 23. salmist. Ma loen ka siit. Sest mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teile. Et issand Jeesus sel ööl, millest ma ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles. See on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles. See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Ma olen palunud ka Anita. Kas sa võib-olla tahad ka natukene rääkida enne, kui me selle sakramendi juurde läheme? Täpselt sama kirjakoht oli, mis ma mõtlesin kodus. Aga olen siit eestpoolt. Aga minu isa annab teile tõelise leiva taevast, sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Mina olen eluleib, kes tuleb minu juurde, see ei näe nälga ja kes minusse usub, sellele ei tule iialgi janu. See on Jumala sõna. Ja ma olen võib-olla tühista meie leiba. Me mälestame siis issanda surma, kuni ta tagasi tuleb, ütleb kiri. Ja see on leib, mida me siis
murrame ja mida me siis sööme, see on siis eluleib. Jeesus on eluleib, nagu me siit lugesime. issand, ma õnnistan seda leiba, mis on sinu igu sümbol. issand, ma tänan, et sa surid meie eest ja sinu igu murti meie eest, et meil võiks olla elu ja kõiki ülirohkesti. ja ma tänan, Jeesus, et selle läbi on meile tulnud kõiki ülirohkesti, kõik elu, kõik varustus, kõik tervis, ka tervis kuulub issand selle juurde. ja kui me võtame osa sellest nii-öelda armuleivast, siis me saame terveks, me oleme tervendatud tema vere läbi. Jeesuse nimel, issand, ma õnnistan seda leiba, Jeesus, sinu nimes ja ma tänan, et igaüks, kes siit võtab selle leiva, see on tervendatud, see on vabastatud asjadest, mis ei austa sind, Jeesus. Aamen. Ja ma õnnistan ka seda karikat. Tänu sulle, meie tänane isa. Tänu sulle, et me võime kogudusena tulla sinu ette. Tänu sulle selle sakramendi eest, mida Jeesus isiklikult on meile jätnud. Tänu sulle, et sa valgustad iga inimese südant, et ta saab aru sellest müsteeriumist, mis käib selle kõigega kaasas, issand. Et me katsume ka oma südamed läbi, issand. Et me tuleksime puhta südamega sinu ette, issand. Ja me teame, et sa annad andeks meile kõik meie vigadused, issand. Ja see on rõõmu sakrament, kui me võtame vastu Jeesuse Kristuse lunastuse väe, issand. Issand, valgusta meie südameid Jeesuse Kristuse nimel. Ma õnnistan igat ühte, kes võtab selle sakramendi vastu, issand. Sina räägid tema südame vastu, sa avad talle neid kohti, mis veel vajavad arusaamist, issand. Jeesuse Kristuse nimel. Sina oled tarkuse isa, sina oled valguse isa, issand. Sina annad seda üleloomulikku tarkust, mida meil tõeliselt on vaja, et sind mõista. Tänu ja kiitus sulle, issand. Me ülistame sinu nimel, Jeesus Kristus. Ja me õnnistame igat ühte, kes sellest sakramendist osa võtab. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Ja teeme nii nagu eelmised korradki, et hakkame tulema sealt tagantpoolt ja siis võtame siit leiva ja vastame siia selle karikas sisse. Et võib tulema. Tervid siin võtab vastu ohvri ja palvetab selle eest. Nii et palun. Tavaliselt kui me ohvrit võtame, siis
siis kõik räägivad kümnisest. Kes kümnist tahab maksta, seal on ilusti kontonumber, sinna saab kümnise maksta. Ohver on selline täiendav tänu Jumalale, tänu sellele kogudusele, et see kogudus on siin, et meil on võimalus koos käia, kogudusel on kulud ja et me saame neid kulusid ka hüvitada. Ja tänan lõikuse püha ja tõesti kõige suurem tänu kuulub Jumalale, kes on meid ära tulnud, kes on meid kutsunud. Ja kartsin, kui Anita siin hakkas laulusi lugema, et kas on täpselt nii, nagu ühe varem oli, et laulud läksid täpselt kokku aluriga, aga täna ei läinud õnneks ja mind kõnetas laul 43. Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. Issandast kiitleb mu hing, viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi. Ma otsin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgele ei tule kunagi häbi. Siin see armetu hüüdis ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest. Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad. Ja ta vabastas nad. Maitske ja vaadake, et Issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kartke Issandat, teie tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. Noored lõvidki väsivad ja on näljas, aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head. Tulge lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve. Hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appi hüüdmise poole. Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nendest kitsikustest. Issand on ligi neile, kes on murtud südame ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja. Ta hoiab kõiki tema luid liikmeid, ükski neist ei murdu. Kurjus surmab õela ja need, kes vihkavad õiget, mõistetakse süüdi. Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib. Amen. Ja tõmbasin sinna ringis ümber, et selles ühes laulus, kui palju on tänu, et tänan, kiitleb, ülistage, otsin, tema vastas, tõmbas mu välja. Need, kes vaatavad, need säravad rõõmust. Ei tule kunagi häbi tunda. Issand on mind päästnud ja ta vabastas. Maitske ja vaadake ja õnnis on mees, kes otsib Jehovan. Ja ütleme, see läheb nüüd ohvriga kokku, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudus. Aga Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head. Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab mulle välja kõigist nendest kitsikustest. Nii et usaldage Jumalat ja Jumal tõmbab meid välja kõigist kitsikustest. Isegi kui ka meile tulevad raskused, siis Jumal on see, kes kannab meid läbi. Tõesti, et tänu. Et mitte ainult lõikuse tänu püha, vaid tänu Issandale. Nii ma saan selle ringi käima. Tõesti, armas Jumal, ma tänan, et sina oled meile andnud, sest Jumal, kui sina ei oleks meile andnud, siis ei ole meil mida külvata. Issand, sina oled andnud isegi oma poja meie pattude eest, et issand, meie saaksime päästetud. Ja issand, see, mis kõik meid on, see on tänu sulle. Sest issand, kui sina ei oleks meid varustanud, ei oleks meil midagi. Aga issand, sina oled varustanud meid kõigega piisavalt ja küllaldaselt. Issand, sina hoiad ja kaitsed meid. Ja issand, see raha mingu koguduse heaks ja koguduse töö heaks. Et see kogudus võiks kasvada, et kõik ta vajadused oleks rahuldatud. Et kogudusel on kõik see, mida meie vajame. Issand, õnnista seda ja õnnista igat andjat. Amen. Amen.